Tere taas kõigile, mina olen jätkuvalt Heli Künnapas ja meil on käimas sissetulekutes suurendamise väljakutse. Täna on siis 5. päev ja siin väljakutse raames me räägime nendest võimalustest, mis on põhimõtteliselt igalühel olemas ja mis ei nõua sellist suurt investeeringut, enne kui sa saad neid lisasissetulekuid tekitama hakata. Me oleme mitmed erinevad variandid läbi käinud. Väga vahva on see, et kes te olete seal grupis lugedes rikkaks kaasa mõelnud ja erinevaid variante või pakkumisi veel juurde pannud sinna kirja peale nende, mis mina olen läbi rääkinud. Nii et see on väga tore, sest nii me oleme toeks teineteisele ja aitame kaasa mõelda. Nii, aga 5. variant nüüd, et kuidas siis neid lisasissetulekuid tekitada, on paku meelelahutust. See kõlab jälle siukselt, et tavaliselt võtab nii see hingest kinni, et kuule, et ma ei ole mingisugune artist, on ja. Ega kõige lihtsamad viisid jah, et kuidas meelelahutust pakkuda ongi näiteks muusikud, et kontsertide tegemine, esinemine erinevatel üritustel, siis lauljad, samamoodi sellised esinemised, tantsijad, et kõik sellised päris meelelahutajad siis, kas on niiviisi õige öelda, et kes tõesti nagu teadlikud võivadki nagu oma tööd siis nimetada meelelahutamiseks. Aga need on siis tihtilugu inimesed, kes on õppinud rohkem ja võib-olla aastaid tegelenud selle asjaga. Aga meelelahutuse alla ei käi ainult need variandid, mida saavad teha need, kes on aastaid õppinud. Meelelahutuseks on näiteks ka mustkunst, mida ma tean, et ise ma näinud kõrvalt, mitte väga lähedalt, aga kõrvalt ikka seda, kuidas inimene ongi õppinud nullist, ennast ise üles töötanud, muudkui juurde õppinud ja praeguseks siis tõesti tunnustatud mustkunstik. Nii et ja ka muusikuga on täpselt sama, et ei ole ju muusika ainult üks stiil, üks tase, vaid erinevad üritused vajavadki erineval tasemel muusikuid, erinevat muusikat, erinevat muusikastiile, rahvamuusikat, klassikalist muusikat, mis iganes muud veel välja saab mõelda. Ja see, et sa ei ole nagu tänaseks päevaks mingil alal proff, ei tähenda seda, et kui sa nüüd kätte võtad ja arvad, et see on see, mis sa teha võiksid, et siis sa ei võiks nagu sel alal veel tegutseda. No mina ise tean, et mina olen aastaid õppinud pilli, muusikakooli läbi käinud, aga ma ei ole kunagi võtnud seda nagu, et see võiks olla minu siis asi, millega ka lisateenistust teenida. Kuigi ma olen ka aastaid näiteks rahvatantsijatele akordionit kaasa mänginud, käinud oma pikimad reisid vist läbi rahvatantsijatega ja teinud seda, aga ma ei ole nagu mõelnud siiani, et kuule, et ma võiks akordionit mängida ka niiviisi, et see võiks olla lisasissetuleku allikas. Et jah, tänasel päeval ma ei ole nagu tükk aega niiviisi regulaarselt mänginud, õhtul natuke lastele on ja, aga see on midagi muud. Aga see teadmine või arusaamine, mõistmine jälle, et tegelikult on see variant olemas, kui ma otsustaks, et see võiks olla üks sissetuleku teenimise koht ja ma peaks sellega hakkama siis järjepidevalt tegelema. Et mis me siin väljakutse raames püüamegi teha, on number 1 see, et sa hakkaks mõtlema, et mina hakkaks mõtlema, et sina hakkaks mõtlema, mis on veel võimalik, mis on variandid. Ja siis on näiteks sellised variandid, et näiteks laadad tänasel päeval, selles mõttes tänasel päeval, et sel suvel on lõpuks jällegi meil võimalus laatadel osaleda. Lapsevanemad, kuhu läheb hunnik raha? Siuksed asjad, mida laste puhul, mis on laste puhul nagu koheselt kasutatavad ja samas sa pärast neid ei näe, et näiteks näomaalingud. Nii kui on näomaalingu koht, mina tean, minu lapsed on küll iga aasta seisnud kuskil järjekorras, sest see on nii äge. Ja näomaalinguid teha on ja jah, see võtab samamoodi oskust enne, sa pead seda teadma, oskama, aga kui sul on vähegi sellist annet, siis endale selgeks teha, et mis värve on vaja ja mingid näidised asjad, et see on kättevõtmise asi. Et taaskord ütlen jah, et sul peab olema mingisugune eeldus selleks, aga kui see eeldus on juba olemas, siis lihtsalt tuleks see ära teha. Siis ma kirjutan praegu ühte artiklit loomapidajatest ja sellega seoses kohe näiteks loomade näitamine. Need loomad on sul juba olemas, kui me räägime inimestest, kellel on need olemas. Ja mine nendega kuskile laadale või mingile üritusele ja pakugi välja, tähendab, et paku eelnevalt välja see, et saab nagu raha eest neid vaadata, katsuda, sööta. Mingil ajal mingite inimeste seas tunduks see veider, aga samas on palju inimesi, kes on nõus selle eest maksma.
nõus maksma, et ta laps saaks looma katsuda, paitada, toita, et see asi, mis sinu jaoks tundub, et kes selle eest ikka maksab, võib kellegi teise jaoks olla siuke, et väga äge, et selline asi välja pakuti, ma olen nõus maksma, peaasi, et mu laps saaks osaleda. Alles hiljuti ma sattusin lapsega koos Pärnus kaubamajakasse, kus lastekaitsepäev oli see, kus Ranna Ranchost oli Ande tulnud välja oma loomadega. Seal ei tulnud küll maksta selle eest, aga lapsed olid nagu nii vaimustunud. Minu enda lapski, mu 10-aastane istus seal aias ja enam oleks võinud sinna jäädagi, sest lihtsalt ta toitis neid, paitas. Nii äge, et oli nagu nii vaimustunud sellest. Et see on jah selline üks variant, mida võib-olla nagu ei mõelda, aga seda võiks tegelikult teha. Nii et meelelahutus jah. Ja meelelahutusega on veel see, et üks variant on jah otseselt üritustel, aga jällegi kõik need digitaalsed variandid, millest me oleme eri teemade juures rääkinud, meelelahutuse puhul täpselt samamoodi töötavad, et sa saad näiteks YouTube'i kasutada või mõnda teist kanalit, et siis oma neid materjale edastada ja jõuda siis selle meelelahutusega inimesteni otse koju siis digitaalsete kanalite kaudu. Nii et paku meelelahutust mõtlemisvariantidega ja kuidas saad pakkuda ja see, et sinu jaoks tundub mingi asi tavaline, ei tähenda, et see kõigi jaoks on tavaline ja kättesaadav. Nii et mõtle midagi välja. Aga üks variant näiteks, mis mina tegin mingi aeg, ma ei ole seda küll lisas sissetulekuna võtnud, aga jällegi see meelelahutuse pakkumine, et näiteks SoundCloud, panin sinna üles nii-öelda podcastina siis oma lasteraamatust mitmed peatükid ja seda oli siis lapsevanematel hea võtta ja lasta kuulata lastel õhtuti. Et just siuksed, kes ei viitsinud ise oma lastele lugeda või mingil põhjustel ei saanud lugeda, siis sealt ilusti saadi nagu panna mängima see Karupoeg Lukas tahab viiuldajaks raamat ja nii see tuli sealt. Nii et mõtle, kuidas saab meelt lahutada ja homme siis juba viimane kohtumine, viimane teema. Tšau!